Tere! Me oleme oma saadete jooksul väga palju rääkinud vanade majade hingeelust ja nende säilitamisest. Aga nagu öeldakse, progressi vastu ei saa ja ka puitmajade ehitamine on edasi arenenud. Siit ka tänase saate teema, milline on õigupoolest üks 21. sajandi puitmaja. Puitehituse kompetentsikeskus ehk kaasaegse puitmaja näidishoonete kompleks Eesti Vabaõhumuuseumis on Eesti Puitmaja Liidu ja puitmaja sektoripoolne kingitus muuseumile Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Hoonete arhitektuurne lahendus on ettevõttelt Nordic Houses KT, kuid majad ise on valminud erinevate partnerite, ligi 10 majatootja ja 160 tarneala partneri koostööna. Keskuse näol on tegemist museaaliga, mis eksponeerib tänapäevaste puitehitustehnoloogiate kasutamist. Siin allumisel korrusel hakkab olema sektori näituseruum, kus siis ongi tegelikult taustainfo ehk et potentsiaalsed välisturistid ja kliendid, kes siin liiguvad, et nemad saavad siit teadmisi, kuidas meie ehitame, mida me teeme, saavad kaasa infomaterjale. Meil on ju 5 puitmaa ehituse tehnoloogiat esitletud näituseruumis. Käsitööpalkmaja, masinpalkmaja, ristkiht, 2 erinevat ristkiht, puidutehnoloogiat ja puitkarkassi tehnoloogia. Et tegelikult on see kliendile kõik väga hea võimalus, et kõik need konstruktsioonid, näidisnurgad on siin olemas, et tulla ja vaadata ja mõelda seda, et mis on see, mida mina siis tahan. Kompleksi peamaja on klassikaline puitkarkassi ehitis. Nõupidamisruum tuleb moodulmajja, mis on kokku pandud CLT ehk liimitud ristkiht puitpaneelidest. Õuesõppepaviljon on aga MHM ehk naelutatud ristkiht puitpaneelidest. Üks põhjus, miks uusi tehnoloogilisi lahendusi kasutada, on tänapäevased karmid ehitusnõuded. Hoone peab olema soojapidav ja õhutihe. Näidishoone projektijuht Sergei Ivanoviga teeme objektile tiiru peale veel selle valmimisjärgus. Maja ehitatakse kasutades tänase päeva tehnoloogiaid, materjale ja sellega tagatakse kvaliteet, õhutihedus, soojapidavus. Kuna maksimaalselt kasutame puitu, siis ta on ka terve elu ja jooksul on ikkagi keskkonnasõbralikum, võiksin öelda, ja kindlasti puitmaja süsehapniku jalajälg on väiksem kui betoon või kivi või terasmajal. Rääkides hoone eri osades, siis alustame altpoolt ehk vundamendist. Ka need on valitud erisugused. Näidismaja põhihoone on plaatvundamendil, moodulmaja betoonvundamendil ja õuesõppepaviljon seisab terasvai vundamendil. Ega vundamendi valik oleneb pigem pinnase omandustest. Et antud juhul meil on plaatvundament, aga sobib ka lindvundament, sobivad ka vaiad, oleneb mis pinnas on maja all. Et kindlasti, kui on soov teha kohe põrandakütte, siis on plaatvundament on see, mis sobib. Aga muidu sobivad kõik vundamendid. No selle stendi juures me saame näha nüüd seda uut tehnoloogiat MHM ehk siis ristkiht puitpaneel. Ja. Et milles iva on siis selle paneeli iva? Idee? Ega idee ongi see nii MHM kui CLT, mõlemad on ristkiht puitpaneelid, aga MHM on valmis toodetud naelutusmeetodiga ja CLT on liimitud paneel. Ehk sisuliselt kokkuvõttes lõpus tuleb üks ja sama paks paneel, puidupaneel, aga erinevad tehnoloogiad kasutades. Selles mõttes mõlemad on konstruktiivsed elemendid, et seinad ja vahelajad ja kõik ehk siis omad plussid, miinused on tootmises, on pigem kas liimi kasutus või naelde kasutus. Et siin on kindlasti kasutatakse neid alümiiniumnaelad. Hetkel veel kile sees peituv tulevane nõupidamismaja on näide CLT ehk ristkiht puitpaneeli kasutamisest. Ja ka siin on näha, et
et siin ei olegi ühtegi naela ja kõik paneelide kihid on omavahel liimitud. Ja tihti CLD puhul on veel see eelis, et seda seestpoolt jaetakse nagu viimistlemata. Et siis ongi see on see, kus ta päevade lõpus näeb välja pärast, et mingid viimistlust tihtipeale ei tule, ta ongi puidust tervik ja see on see, kus sa hoiad raha kokku. Kindlasti ta on niisugune maitsepärane, kas kellelegi meeldib või ei meeldi, aga selline ta on. Kas nii on lihtsam maju ehitada? Nii on lihtsam, kindlasti efektiivsem, energia poolt ütleme säästlikum, siis on ka ilmastikukindlam, sest on tehases tehtud maja, on tehases tehtud maja. Ja siis ta tuleb platsile juba valmis majana või moodulina tehtud, et pannakse paika, ühendatakse neid erinevaid kommunikatsiooni kokku ja ongi. Sisuliselt järgmisel päeval saab sisse astuda ja elada. Teema, mis kindlasti kõiki eestimaalasi huvitab, on soojustus ja soojapidavus. Et ma vaatan, et siin ei ole ju, praegu vähemalt ei ole näha mingisugust soojustuskihti, eks ju. Kas see jääbki nii ja kui soe selline maja on? Ei, ta on väga soe, et selles mõttes peale selle paneeli, kui te vaadate pärast, seal on väljaspoolt on 140 mm pirri, ehk tänaseks päevaks on kõige soepidavam, kõige efektiivsem materjal. Antud juhul siin on veel fooliumiga kahelt poolt kaetud ja kõik on ümberringi teibitud. Ja selle 120 pirri on võrdne mingid 200-210 paksuga kivivilla. Ja siin on nii seintes kui laes ongi piiriga soojustatud. Ega ta umbseks ei muuda ruumi? See ongi Skandinaavia niinimetatud tehnoloogia. Nii Eestis kui Soomes ja üldse Skandinaavias ehitatakse diffusioonile kinnised majad. Ehk ta on õhupidev. Ja kindlasti siia tuleb sundventilatsioon. Ilma selleta sellist maja ehitada ei tohi. Vot just, et ta iseenesest nagu ei hinga. Ei hinga, jah. Et selles mõttes ta on nii-öelda termosina ehitatud, aga see on Skandinaavias väga levinud ja see, kuidas Eestis on 90% maju tänaseks päevaks ehitatakse. Peamaja on aga karkassmaja, mille elemendid transporditakse tehases suurte haagistega otse ehitusplatsile ja maja ise valmib juba koha peal. Ega karkassmajad on ka kahte sorti, ütleme. Üks on nii brikaat ehk lõigetakse materjal pulkadeks ja platsil pannakse kokku ja see maja on ikkagi elementmaja. Ehk need seina katuse elemendid on tehtud samuti tehases ehk selles samas kontrollitavus keskkonnas ja siis on platsile toodud elemendid ja pannakse elementidest maja kokku. Selle näidismaja meil on 250 mm soojustussintes, ehk ta on põhisoojustus 200, siis on nagu näha on aurutõkke, siis tuleb veel 50 mm kivivilla juurde ja siis on juba tulevad need roovid ja viimistluskihid, kas kips või siin on hästi palju tahetakse teha veneerist seestpoolt. Ja katuses on meil 350 mm villa ja katusele villa rohkem ei pane, siin on roovitus tehtud, et siia läheb otse kas kips või jälle mingi muu materjal, et olenevalt arhitekti soovist. Aga muidu, kui maja on kokku pandud platsil, siis on nii väljast kui seest on veel tööd, et see ei ole nii, et sa lihtsalt paned elemendid kokku ja ongi valmis, et vaja kõike nii väljast kui seest teipida, et ta olekski õhutihe, siis ei ole
kõike võimalik panna ikkagi tehases, et mõned roovid, mõned nurgad, liitekohad jäävad lahtiseks, et saab monteerida ikkagi ja kinnitada elemendid omavahel kokku. Et seetõttu nii kui elemendid ja maja püsti, siis juba pannakse puudujäävad elemendid ja voodrilaud ja kõike muu. Kui vastupidavad need materjalid nüüd on, et ütleme, et ma võtan laenu 30 aastaks, et kas 30 aasta pärast on mul maja veel püsti? Kindlasti püsti. Aga kui korralikult? Kui korralikult? No mina isiklikult olen USAs näinud maju, mis on 100 ja 150 aastat vana puitmajad. No siin Vabaõhumuuseumis näeb ka selliseid palkmaja. Siin on näha ka neid. Et selles mõttes ikkagi selle või nende, ütleme, karkass või midagi, puitmajade eluiga on oluliselt pikem kui laenu või inimese eluiga. Et kindlasti, kui on korralikult ja tehnoloogiliselt õigesti tehtud, siis ta seisab 100 ja 100 pluss aastat. Aga ütleme, kui siin need materjalid, mis siia vahele kuhugi on pandud, hakkavad ära vajuma või nendega juhtub midagi, et kas on võimalik välja vahetada, ütleme palkmaja puhul ma võtan selle palgi, eks ole, lõika välja, panen uue asemele, aga et millised lahendused on selliste majade puhul? Ega puiduga on ka seda teha lihtsam kui kivimajaga. Et on teatud seinakonstruktsioonid, mida ei ole võimalik, ütleme, nihutada või muuta, aga ikkagi puitmaja ümberehitusvajadusel on lihtsam. Nagu ma ütlesin, kui on kõik tehtud õigesti, siis maja seisab. Põhivaenlane ongi ilm ehk vesi ja kõik see, mis väljaspoolt tuleb. Ja kui välisvooder on regulaarselt värvitud, katus ei leki, siis maja seisab 100, võib-olla 200 aastat. Eelmisest intervjuust on möödas umbes 2 kuud ja nagu näha, siis vahepeal on saanud 21. sajandi puitmaja peaaegu valmis. Tulevane kompetentsikeskus ei ole ainult näide selles, kuidas puitmaja kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades ehitada, vaid keskuse eesmärk on näidata ka, kuidas selliseid hooneid tänapäeval keskkonnasäästlikult ja igapäevaselt tarbida. Argo Saul on kogu projekti esialgse idee autor ja eestvedaja ning nõus tutvustama hoone targa maja lahendusi. Siin kaadrist võib-olla on kohe esifassaadil näha, et siia on ühe meie partneri poolt paigaldatud selline terrassipiire, aga see on ühtlasi integreeritud päikesepaneelid. Et mitu praktilist rakendust sellele ja siis lisaks esifassaadi päikesepaneelidele on meil ka kõrvalhoone, mis siin on õuesõppepaviljon, kivikatus, samamoodi päikesepaneelid, mis toodavad lisaenergiat, mida siin hoonete kompleksis hakatakse kasutama. Mis siis veel selle maja targaks teeb? Et kõigepealt siis juba esiuksest sisse käies me võime ka hiljem väikese tiiru teha, et juba ukse avamisel tegelikult maja annab märku, et kas siis tavamaja puhul pererahvas jõuab koju või antud juhul külalised, et siis siin on ustel kõik sellised integreeritud, sarjastatud kaardisüsteemid, et on võimalik uksi kas siis üle interneti või võrgu, nendel, kellel on juurdepääsud ja õigused avada, ise mitte kohal olles, või on jagatud need koodid ja kaardid ja see on seda hoonet läbivalt. Antud juhul on koodilugeja, see on niivõrd värskelt pandud, et mul tuleb siin telefonilt seda vaadata, ma ei tea, kas ma julgen kõigile seda näidata,
ja samamoodi on võimalik avada seda ust siis võtmega või kaardiga. Kui me räägime sellisest innovatsioonist ja uutest tehnoloogiatest, mis meie partnerite poolt on siia kompetentsikeskusesse toodud, siis siin sissepääsugaleriis on üks nendest nii-öelda vau-efektidest. Me ise kutsume seda väike päike. See on tegelikult annab sarnase efekti kui ilusa ilmaga siis katuseaknad. Siin hoones on ka kahes kohas kasutatud katuseaknaid, aga siin on niiviisi, et võib ka kortermajades, kus on mitu korrust peal, luua samasuguse efekti ruumi, et nagu tuleks selline päevavalgus ja tegelikult erineva nurga alt ka selline päike nagu paistaks seal sisse. Ka maja aknad ei ole niisama aknad, vaid hoopis nutikad. Aken nagu aken ikka, aga aknatootja on siia klaaspaketid paigaldanud, mis on UV-kiirgust peegeldavad ja need on ka ise puhastuvad. Et perenaistel on natuke vähem tööd, eks mingi aja tagant nagu peab, aga muidu nagu ütleme valgusega, vihmaga, tuulega nagu see mustus läheb siit ise ära, nii et praegult on ka tegelikult päike paistab, seisame siin täitsa akna lähedal, siis tavaaknaga päike tegelikult soojendab. Ja mis see siis hoonega teeb, et suvel peab rohkem jahutama ja see võtab rohkem energiat. Aga praegult ta juba kiirgab seda päikesest tulenevat soojust energiat tagasi ja meil ei ole vaja nii palju seda hoonet jahutada. Nii et ka akendesse on toodud tänapäevaseid materjale, lahendusi, tehnoloogiaid. Majas on 3 organisatsiooni ühe katuse all. Eesti Puitmajaliit, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuurikeskus ja majatehaste konsortsiumettevõte. Kõigis tööruumides on kasutusel HCL ehk inimkeskne valguslahendus ja valgustite tööd juhib Osrami Symfolighti juhtimisseade. Valgus on tegelikult inimese jaoks väga oluline. Kui palju ta väsib, palju tal energiat on ja tegelikult on hästi oluline, et inimene saab seda võimalikult loomulikku päevavalgust maksimaalselt ja ta püsib tervena, ta püsib energiliselt ja selles hoones on ka niiviisi, et nende töökohtadega vastavalt aastaajale, vastavalt kellaajale tegelikult reguleeritakse valgus nendes valgustites, et ta oleks võimalikult ligilähedane päevavalgusele. Praegu nad ei põle ja tegelikult rääkides ka targamaja nendest lahendustest, et ka tegelikult valgus meil automaatselt lülitub sisse ja välja. Et kui praegu on valgus on olemas nii-öelda keskpäeval, siis me ei vaja neid, aga ja samuti, kui meid ei ole ruumis, et ka öösel, kui ruumis ei ole, siin on kõik liikumisandurid ja kui ruumis olemise nagu andurid, et kui inimesed on ruumis, siis valgustus läheb põlema. Kogu targamaja süsteemi pea ja süda on aga elektrikilp. Siia kilpi on toodud kokku see tarkus ja juhtimine, et näiteks hooneküte, et kui meil on esimesel korrusel betoonpõrand ja betoon nii-öelda akumuleerub või see energiajuhtimine on aeglasem, et siis me oskame arvestada nii-öelda seda sihiliku teadliku juhtimist esimese ja teise korrusel nagu vahel erinevalt, et teisel korrusel on meil vahelaed puitkarkassil, on erinevad isolatsioonimatid vahele pandud, et heli oleks summutatud, kus on võimalik hästi kiirelt seda soojusenergiat alla ja üles viia. Et samamoodi siin kilbis on näiteks, kui meil on kuskil mingisuguseid
tõrkeid, rikkeid, lekkeid. Et kui me oleme reisu peal ja meil näiteks külmkapp läheb katki, siis kohe meil tuleb teade, et näed, et see nii-öelda kilbis olev kaitse lülitus välja või meil on mingi rike ja kui me midagi hoones nii-öelda külmkapis tahame säilitada, meil on kiirelt võimalik reageerida või kuskil hoones on veeleke. Nii et veeleke jälle, ta võib väga palju kurja teha hoonesse, me saame hästi kiirelt jälile ja saame seda teadmist, seda tarkust, aga operatiivselt reageerida, et suuremad nagu kahjud ära hoida. Kuidas seda maja köetakse? Lisaks nüüd nendele päikesepaneelidele, millest meil juba juttu oli, mis toodavad siis lisaenergiat, mida meil siin vaja on meil soojuspump. Ja selle pumbaga tuuakse soe vesi nii esimese korruse kui teise korruse põrandatesse. Siin teisel korrusel me näeme, et on sellised matid, spetsiaalsed matid, kus on võimalik need torud siia sisse vedada. Ja sellise lahendusega on võimalik energiat väiksema kaoga juhtida ja viia seda automaatselt nii-öelda reguleerides üles-alla, nii nagu vaja on. Tänu nüüd nendele plaatidele? Nendele plaatidele, jah. Mis seal siis nii erilist on? Ta on niiviisi, et ta nagu peegeldab seda nagu energiat ülesse ja ta ei vii seda energiat niivõrd palju nagu konstruktsioonidesse või ta nagu ei akumuleeru nii palju. Samas selja taga on näha ka veel ventilatsioonitorud, et siin majas on ju sundventilatsioon, eks ju? Ja ventilatsioonile on siin majas suurt tähelepanu pööratud ja me spetsiaalselt teatud ruumides ei ole neid ka ventilatsioonitorusid peitnud ja katnud, et kodudes seda tehakse rohkem, avalikes ruumides vähem. Ja meie puhul ka, et see on üks osa toimivast majast ja me oleme proovinud leida tasakaalu selliste tehniliste lahenduste osas ja selline disain ja esteetika. Kas seda ventilatsiooni saab kuidagi reguleerida ka või, kui ma siin sees elan, et ma ei tea? Jaa, targa maja puhul see käib läbi andurite. Meil on viidud kogu hoonesse andurid, mis mõõdavad seda õhu mahtu ja läbi selle, et palju ka ruumis tarbitakse, siis seda me läbi targa maja lahenduste ka reguleerime ja juhime. Ütleme nii, et Eesti Puitmaja on teinud päris suuri arengu läbi, eks ju, me võtame nüüd rehemajad ja nüüd selle, kus me täna oleme, et kuidas sina näed, et kuhu siin veel on ruumi edasi liikuda? No kindlasti on ruumi. Küsimus on, et kas alati peame asju teistmoodi tegema või kas alati see uus on parem kui senine. Et ehitus on tegelikult piltlikult öeldes üsna konservatiivne valdkond, et ehitusse uusi materjale, tehnoloogiaid on üsna raske sisse tuua. Ka see vahepealne nõukaaeg mindi üle, et ikka kivist ja betoonist ehitus ja terasest, aga see ei ole, ütleme, kõige ressursitõhusam ja keskkonnasäästlikum ja tänapäeval ikkagi Põhjamaad ammu juba mõistavad, et kui vähegi on võimalik puidust ehitada, siis see on norm või loogiline mõtlemine ja ka riiklikult paljudes maades seda motiveeritakse, kas siis läbi maksude või muude nagu kohtade, siis Eestis on ka näha ikkagi statistiliselt, et puit on tagasi tulemas. Puit on aastasadu, kui mitte aastatuhandeid ennast juba tõestanud ehitusmaterjal ja meie, ütleme, Eesti ettevõtted on väga tugevalt investeerinud ja kindlasti maailma tasemel, et puit on soe ja väga palju erinevaid võimalusi pakkuv materjal. Tegelikult on see ju tore, et on nii palju võimalusi, mille vahel valida.
kes tahab, ehitab kaasaegse puitmaja, kes tahab, ehitab kivimaja, kellega soovi nokitseb oma vana maja kallal. Igatahes head ehitamist!